kasside bugi. Meloodiat võid õppida siis sealt selle MP3 pealt, mis ma sulle saadan. Ja nüüd on vasakus käes see asi eelkõige. Sest et siin on selline saade, kus on vaja vasaku käe mängida palju noote. Ja nüüd need noodid on siin kõigepealt D-tuuris on sellised noodid, nagu D-tuur 3 kõla ja B-noot, ehk siis nagu esimene, 3., 5. ja 6. aste selle akordis. Siis läheb G-tuuri, jällegi 3 kõla ja siis veel 6. aste juurde. Siis tuleb A-tuur ja tagasi D-tuuri. Ja nüüd liigu niimoodi, et sa näed nagu külje pealt minu kätt. Pane kaamera siia. Ja keera teda niipidi. Ja nüüd on hästi, isegi allapoole võid lasta. Nüüd on hästi oluline see, et kuidas sa neid noote mängid. Sul ei ole neid noote vaja siduda, et sa ei pea nagu sõrmi tõstma. Pigem on see, et sa pead iga nooti vajutama sükse käevajutusega. Kui sa vaatad minu sõrmi, siis ma ei tõsta ühtegi sõrme, vaid ma ainult vajutan kätt. Seda G-tuuri. Ja iga sõrm on selline kindel siin nagu, surun selle sõrmega nii, et tal on nagu jõudu ka, mitte ei tee sükest asja, et siis ei ole sõrmel jõudu, kui ranne teda ei aita. Ta ei ole seotud, samas ta ei ole ka liiga lühike. Nüüd parem käega kokku kõlab ta selliselt. Ja siis paremas käes mängin mingisuguseid pöördeid nendest erinevatest akordist, D-tuurist näiteks. Ja siis parema käe akord on selline kerge ja krapsakas, nagu tõukan ennast sõrmedega üles.